Uue töötaja lisamiseks klõpsa vasakul menüüs oleval nupul administreerimine. Avanenud vaates klõpsa nupule töötajad. Töötaja lisamiseks klõpsa nupule lisatöötaja. Sisesta uue töötaja isikukood. Sisesta ees- ja perekonnanimi. Töötaja sünniaja ja soolahtrid täituvad automaatselt, kui isikukood on sisestatud. Klõpsa nupule edasi. Vali ripp menüüst töötaja haridustase. Sisesta ametinimetus. Vali ripp menüüst amet. Sisesta töötaja koormus. 100% tähendab täiskohaga töötajat. Tee linnukene kasti, töötaja on süsteemi kasutaja. Klõpsa nupule edasi. Avanenud aknas sisesta töötajale parool. Parool peab olema vähemalt 8 tähemärki pikk, sisaldama vähemalt ühte suur- ja väiketähte ning numbrit. Klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Uue töötaja puhul tuleb töötaja ja töökoha spetsiifilised andmed pliiatsimärgist avada ja teha kasti linnukene kasutaja staatus aktiivne. Klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Järgmiseks lisatöötaja kasutaja rollid. Vali ripp menüüst kasutaja roll ja klõpsa andmete lisamise nupule. Korda eelmist tegevust, lisades kõik vajalikud kasutaja rollid. Andmete salvestamiseks klõpsa nupule salvesta ja sulge aken. Ülejäänud töötaja andmete lisamine ei ole kohustuslik. Neid andmeid saab täiendada ka töötaja ise.